Kui ma eelmiseks rääkisin ühest meie kõige kuumemast projektist ja uuemast ja värskemast, siis Grifliga me oleme vaeva näinud juba hea mitu aastat ja me saime esimese Grifli versiooni valmis juba aastal 2006, aga siis selgus, et muidu oli keskkond väga kena, aga ta ei pidanud vastu suurtele kasutajate massidele. Ja Digiüppe tellis meid nagu uuem projekti vormis siis selle täiendamise ja kiiremaks tegemise ja natukene ka selle tarkvara arhitektuuri muutmist. Ja kui me hakkasime sellega pihta, siis selgus, et targem on asi kõik uuesti ümber programmeerida hoopis teisel platvormil. Nii et sellega me oleme eelmise aasta vaeva näinud ja praegu on projekt lõpusirgel. Grifel on niisiis, nii nagu siin pealkiri ütleb, EEP-keskkond algklassidele. Tähendab, me oleme üritanud vältida seal teksti nii palju kui võimalik, et ka need õpilased, kes veel ei loe hästi, saaksid sellega harjutada oma kirjutamis- joonistamisoskust ja rehkendamisest alates, et seal on terve hulk selliseid ülesannete malle sees, mida siis õpetajad saavad kasutada ülesannete koostamiseks oma õpilastele ja pärast koguda kokku vastused. Nüüd natukene lähemalt, et nagu näete, me valisime nime lapsuga selles varases faasis ja see nimi ilmselt ise tõi kaasa selle, et keskkonnakujunduses hakkas olulist rolli mängima Eesti kõige kuulsam kooliromaan Kevade. Et see interface kasutajaliides kujundati siis Paunpere kooli hõngus. Ja põhimõtteliselt kõik need asjad siin, peaaegu iga objekt, mis on joonistatud, teeb midagi. Siin on nüüd lähemalt näidatud tahvlil on ülesanded, kui seal lõpsata, siis avaneb ülesannete nimekiri, mida sa saad lahendada. Lambi all on juhend, pildigalerii on seina peal, teisel seina peal on näitused, uksest saab välja minna, siis on lingikogu, mis õpetajad saab koguda oma klassi jaoks. Uute ülesannete koostamine käib seal pliiatsi alt, paberlennuk on hea metafoor siis chatroom'i jaoks, sellega juba ilmselt rohkem kui 100 on õpilased omavahel tunni ja sõnumeid vahetanud. Siis õpilase selja peal lõpsates, kusjuures süsteem, mis ole küsitud teie käest, mis soost te olete, siis kõik, kes on naissoost, nendele tekivad patsid selja peale. Ja siis kui selja peal lõpsates saab oma seadeid muuta. Päevikus on sinu hinded ja ülesanded ja portfellis on sinu enda tehtud asjad, sinu kodutööd ja kiir aitab siis otsida infosüsteemist. Selline keskkond, mõned näited ülesannetest, aga kõigepealt näitus, et see on selline keskkond, kuhu erinevalt e-koolist me lapsevanemaid nagu klassituppa ei luba. See on nii nagu vanasti koolis oli. Arno oli ikka ise seda koolimajja, aga kooli ukse peal andis Arno õpetajale üle ja siis kaugemale ei astu. Kui lapsevanemad tahavad näha midagi, mis lapsed on teinud, siis õpetaja peab need õpilaste tööd näitusele panema. Näitusele pääseb ligi väljapoolt koolimaja sildi peal krõpsates seal näiteks jauksest sisse astuma. Ja on pildigalerii, kus vahetada fotosid. Päeviku vaade on siin on näha need ülesannete tüübid, mida saab koostada õpetaja, ristsõna, lihtsalt teksti ülesanne koos mingisuguse YouTube'i videoga või slaididega, siis paaride leidmise mäng, mõistekaart, joonistamine, lükktekst, rehkendused, seal on terve hulk neid ülesanded tüüpi juurde tulnud. Siin on näide ristsõnast. Siin on näide teksti ülesandest, siin on näide paaride ühendamise ülesandest. Saab teha sellist ülesandest, kus nagu teksti üldse ei olegi, et ongi ainult pildiline ülesanne. Või siis selline värvimisraamatu stiilis ülesanne või rehkendusülesanded. Oma noorem poeg eelmisel aastal, seal ülemisel aastal esimeses teises klassis ükski õhtu ei läinud enne magama, kui ta ei olnud oma tavalist portsu 50 rehkendust ja kõik keskkonnas ära teinud, et siis tuli hea onni. Grifli projektina võõrdutöötas Digiüppe sihtasutus ja oma panuse andsid veel lisaks haridustehnoloogia keskusele ka informaatika tollasele osakonna ja praegu instituudi inimesed ja Haapsalu kolledž. Ja jällegi kaasasime õpilasi ja õpetajaid selle süsteemi arendusse.
Okei, seda siis Grifis kõik olete oodatud katsetama jällegi pärast 12. juunit, kui ametlik avamine toimub aadressil grifel.opetaja.ee. Ja siin on üks plakat ka selle kohta, selle Grifi projekti kohta. Nii.